Möödunud nädalal sagenes koolis viirushaigustesse haigestumine. Ma panin algklassidesse üles plakatid, kuidas kaitsta ennast ja teisi viirushaigustesse haigestumise eest ja samuti sööklasse ja tervisekabinetti ukse kõrvale. Seda kõike oleme me ka korduvalt läbi rääkinud, et kui aevastame või köhime, siis katame suurätikuga, taskurätikuga või kui ei jõua taskurätti välja võtta või pakist välja võtta, siis kindlasti varrukaga tuleks katta suu ja nina. Ja see taskurätt siis kindlasti pärast ära visata, sest kui me köhime või aevastame peopessa, siis saastame trepikäsipuud, uksekäepidemed, lauad, et kindlasti kasutada siis ühekordseid taskurätte. Sageli pesta käsi ja võiks isegi apteegist või poest osta desinfitseerivad niisked salvrätid, millega siis käed üle pühkida ja isegi lauapinnad üle pühkida. Peaks viibima võimalikult palju värskes õhus, sööma tervislikult, palju juur- ja puuvilja. Ja no kes väga soovib, võib muidugi ka apteegist vitamiine lisaks osta. Kui nüüd keegi tunneb, et ta on jäänud haigeks, siis tuleks jääda koju või tulla siis käia minu juurest läbi, et ei pea alati olema palavik, aga kõige sagedasem kaebus on peavalu, nõrkustunne ja isegi pigem alatemperatuur, niisugune 35-7, et saadan koju ja reeglina õhtul on siis lapsel tõesti tõusebki palavik. Väga ei tasuks üksteist emmata ja kallistada, et ka siin on väga suur nakkusoht. Kui sa oled natukene tõbine, nohune, köhane, siis hoia distantsi teistest kaugemale natuke, kui võimalik. Kindlasti pesemata kätega ei tohiks puudutada oma silmi, suud, nina. Riides tuleks käia vastavalt ilmale, et ka on õpilasi, kes tulevad minu juurde, et neil on külm, samas endal tal on lühikese varrukaga bluus seljas. Pange omale sellele bluusile peale kas kampsun, jakk, et saab vajadusel ära võtta ja saab jälle selga panna, kui hakkab jahe. Et koolimajas klassides on ka erinevad temperatuurid. Kõige põhilisem ongi see, et kui te tunnete ennast haigena, jääge koju, ärge tulge kooli pisikuid levitama. Võib-olla vanematele teadmiseks nii palju, et kui laps on jäänud haigeks, siis tõesti peaks jätma ta koju. Laps peaks jooma palju vedelikku, isegi kuni 2 liitrit päevas, mahla, teed, palaviku alandajaid anda ainult siis, kui kehatemperatuur tõuseb üle 38, 38,5 isegi juba. Või siis, kui tõesti on peavalu, lihasvalu. Võib-olla esimeste haigussümptomitega päris köha ja nohuga perearsti poole pöörduma ei pea, aga kui see palavik ei lähe ikkagi 3 päevaga üle, siis kindlasti tuleks võtta perearstiga ühendust. Täna toimus siis meil koolis koogi müügipäev, mida õpilased siis kutsuvad bake sale'iks. Ja see mõte tuli siis sellest, et meie kool tahab osta endale bänditehnikat, et erinevad bändid ja koosseisud saaksid harjutada. Peale selle, et sai kooki osta, sai ka erinevaid mänge mängida. Meil oli seal siuke mäng, kus siis oli purgi sees erinevaid tüüpe komme ja sa pidid arvama, mitu kommi oli purgi sees. Ja siis
see, kes arvas kõige lähemale või õigelt, sai siis selle purgi endale. Selle võistluse siis võitis 5. B-klassi õpilane. Ja siis teine mäng oli veel pallivise, kus oli siis 6 purki pandud üles. Ja siis, kui sa said ühe neist purkidest palliga, said siis maha visatud sealt, siis sa said, siis valis see, kes seda korraldas, valis ise sulle auhinna, aga kui sa said kõik ühe palliga ümber, siis sa said ise valida ja oli väga suur valik, oli erinevaid komme, oli piimapulber, kustutuskumme, mingi mänguasi oli ka veel ja... Müüa said kõik kooliõpilased ja isegi kui väga paljud õpilased ei müünud, siis ka raha tuli niisama annetamisest ja sellest me saime juba selle peaaegu 100 eurot kokku, nii et aitäh kõigile, kes osalesid ja müüsid ja ostsid ja annetasid. Eriti suur üllatus oli see, et meil oli 3 esimese klassi poissi, kes tulid oma koogikestega ja müüsid neid, et see oli väga suur üllatus ja hästi suur aitäh neile. Ja muidugi kõigile õpilasesindusliikmetele, kes ka tegid oma ainetest ja asjadest kooke küpsetasid ja tõid selle kõik siia ja kogu raha põhimõtteliselt läkski selle bänditehnika ostmise fondi. Võt. Ja muidugi võiks ka millegi muul korral uuesti seda teha ja kui me seda uuesti teeme, siis õhutan ka teisi kooliõpilasi, et palun tulge ja müüge. Kuidas on proovid läinud? Proovid lähevad väga edukalt. Et meil on proovid igal teisipäeval, igal pühapäeval ja tantsuõpetajaid on kusagil 2, 3, 4, et kes igaüks siis õpetavad vastavalt neile antud tantsu. Ja õpilased on ka väga tublid ja väga kiiresti võtavad tantse vastu, nii et väga tore on õpetada ka neid. Millal tükk peaks lavale saama? No ütleme nii, et planeeritud oli kusagil veebruari lõpp või märtsi algus. Et eks tantsud tahavad veel kõvasti lihvimist ja kokku mängu ja üldiselt on veel palju tööd. Kui keeruline on neid karusid tantsima panna? Tegelikult ei ole. Kui ma alguses mõtlesin selle peale, siis ma arvasin, et on märksa raskem. Aga tegelikult on paljudel selline tantsupõhi olemas. Ja palju lihtsam on õpetada, kui näiteks esteetika tantsukoolis on osad käinud, et siis see on palju lihtsam. Millest tükk räägib? Tegelikult selle sisu ma väga avaldada ei tahaks. Ma võin nii palju öelda, et selle tüki nimi on See ei ole kriis ja eks siis seda näeb, mis seal tegelikult toimub. Eita päikese kildudes pesakeset võilillede kollast kesa. Eriti sinna naeruka eakad, et päevad pole rõõmudest vajaka. Kõik kaitseinglid istugu su maja ette maha ja valvaku seal hoolega, et sul ei juhtuks paha. Soovime su ellu kevadist värskust, suvist soojust ja südamesse õnnehetki ilusaid.
ringiratast käivad aastad, kevad, suvi, sügis, talv. ringiratast käid ka sina otse meie silme all. soovime sul jõudu, jaksu, soovime sul tervist paksu. soovime veel ühte teist, kuid kõige õnne neist. olid maailma parim, teist sinusugust ei ole ega ka tule. on ka ühe inimese sünnipäev, mis mul iial meelest ei lähe, see on sinu sünnipäev.